hästi. Tere hommikut siis minu poolt ka. Olen Monika, töötan siis EURES Eesti võrgustikus ja võib-olla neile, kes ei tea, mis see EURES on, see ongi siis Euroopa töövahendusvõrgustik ja see EURES-e nimi tuleb siis ingliskeelsest nimetusest European Employment Services. See võrgustik hõlmab 31 riiki, kuhu kuuluvad kõik Euroopa Liidu riigid, Euroopa Majanduspiirkonna riigid ehk siis Euroopa Liidu riikidele lisaks veel Norra, Island, Liechtenstein ja siis ka Šveits. Ja selle võrgustiku eesmärk ongi siis toetada tööjõu vaba rännet ja turvalisi töökohti. Kogu seda tegevust siis koordineeritakse Euroopa Tööameti poolt, European Labour Authority, mille peakontor on Bratislavas. Ja selle võrgustiku suurim väärtus on kindlasti EURES nõustajad. Neid töötab siis umbes 1000 üle Euroopa, mis siis tähendab seda, et on niisugune kiire võimalus infot vahetada, tööotsijaid aidata, tööandjaid aidata. Ja Eestis siis EURES tegutseb Töötukassa juures, enamus riikides ongi ta siis avaliku tööturu asutuse juures. Teenuseid on meil nii tööotsijatele kui ka tööandjatele, nendest me täna pikemalt ei räägi, aga absoluutselt ma teen nüüd reklaami ka EURES-ele, et kellel on huvi, saab alati meie poole pöörduda, ühendust võtta. Ja muidugi loomulikult on meie teenused ka kõigile tasuta. Ja lisaks siis sellise töövahendusvõrgustiku rolliga, mis meil on, tegeleme me ka erinevate uuringutes osalemisega, uuringutesse sisendi andmisega. Ja täna siis ka ma saan teile tutvustada ja Heli, palun, järgmine. Tutvustada siis mõnda uuringut, mis puudutab praegust Euroopa tööturgu. Mis on nõnda viimastest uuringutest välja tulnud ja mis pole võib-olla ka nii suur üllatus meil ka, Eestis me seda kindlasti ka näeme, et mis need põhilised väljakutsed ja mõjutajad Euroopa tööturul praegu on kindlasti tehnoloogia muutused. Me ise ju näeme ka oma igapäevatöös, et kuidas kas või AI roll on tulnud mõjutab meie tööd kõigil. Kindlasti see üleminek kliimaneutraalsele Euroopa majandusele on mõjutaja oluline ja demograafilised muutused, et ühelt poolt meie nii-öelda vananev tööjõud, mis tähendab seda, et meil ei ole nagu piisavalt inimesi, kes teeks tööd ja teistpidi ka see, et seoses sellega, et elanikkond vananeb, on väga paljud töökohad suures puuduses ehk siis sinna ei leita töötajaid, mis puudutab siis hooldussektorit, meditsiinisektorit ja kõike seda. Ja loomulikult on oluline ka see, et seoses nende muutuva tööturuga on ka muutunud need oskused, mida on vaja, et neid ameteid nagu nendel ametitel tegutseda. Ja see on siis viinud selleni, et paljud inimesed, kuigi neil on vastav haridus ja varasemast ajast ka kvalifikatsioon, nad ei saa neid töid enam teha, sest need oskused, mida tänapäeval vajatakse, on need hoopis teised. Ja seetõttu nad lihtsalt langevad kas tööturult välja või siis peavad ümber õppima. Ja huvitav, mis tuli uuringutest välja, et 40% tööandjatest ei leia oma töökohtadele õigete oskustega inimesi. Ehk siis on näha see oskuste puudujääk tööturul, ja seetõttu muidugi tehakse nii ümberõppe, täiendõppe kui igasuguseid muid programme. See oli niisugune lühike kokkuvõte ja nüüd ma lähen selle uuringu endani, et iga aasta, nüüd on vist 7. aasta juba, kui EURES siis avaldab sellist tööjõu üle- ja puudujääkide uuringut. See metodoloogia on siis selline, et kõik need EURES riigid, millest ma ennem rääkisin, annavad siis sinna oma sisendi. Lisaks sinna kasutatakse ka juurde veel
CDFOP-i mingeid neid tööturuindekseid ja taustaandmeid. Ja see, nüüd 2024 aasta kohta uuring näitas siis seda, et siin on siis see nii-öelda top 10, 10 on küll jäänud mul täiesti siia peitu slaidi peale, aga 9 on vähemalt näha, et mis on siis kõige suuremad tööjõu puudujäägid ehk siis, kus on vaja tööjõudu, aga neid ei leita üle Euroopa. Niisugune üldine statistika kokku võetud ja kus on siis ületöötajaid ehk siis ühele töökohale on rohkem töötajaid kui vaja. Ja siin on esimesel kohal on keevitajad, mis võib olla täiesti üllatuslik, aga nii on, et üldiselt ongi nii, et oskustöölistest on hästi palju puudu Euroopas ja esimene siis esimese ametikoha peal, keda siis üle ongi graafilised ja multimeediadisainerid, mis mingi aeg oli hästi popp eriala ja neid hästi palju ka nii-öelda koolides toodeti, aga hetkel see võib olla ka täiesti seotud sellega, et lihtsalt AI on võtnud suuresti ka selle rolli üle või aitab seal väga palju kaasa. Ja edasi siis jah, nagu ütlesin, juba vananev elanikkond, me vajame rohkem selliseid hooldusspetsialiste. Siin on kokad. Kokadega on lugu nii, et siin pigem ei olegi võib-olla oskustest puudu kui sellest, et see on raske töö ja võib-olla ka ei ole need töötingimused kõige paremad. Aga edasi jah, näeme ka siin on ehitusega seotud spetsialistid, siis metallitöötlusega seotud spetsialiste on siin ka näha kohe paar rida. Ja teistpidi siin, keda on üle, on sekretärid, kontoriametnikud, taksojuhte on ka üle. See on üllatav, võib-olla see on sellepärast, et Bolt, Uber ja kõik muud platvormid on lihtsalt taksojuhtide töö üle võtnud. Et see on selline kokkuvõte, aga lähme edasi, palun. Ja siin ma loodan, et te näete, natuke väike küll, aga siin on nüüd siis üldine pilt sellest, et palju siis nendest 31 riigist on siis raporteerinud, et neil on tööjõu puudujääke. Et näiteks Saksamaal on hästi palju töötajaid puudu, nagu te näete. Meil Eestis on niisugune mitte väga suur puudujääk. Et see on erinev, et mida tumedam värv, seda rohkem on puudu. Ja järgmisel slaidil siis me näeme seda, kus on siis üle. Näete siin Hispaania on all nurgas hästi tumesinine. Hispaanias on väga suur noorte tööpuudus. Ehk siis nad väga-väga palju neid noori sealt liigub Põhjamaadesse, et Rootsil, Taanil on väga palju projekte, kus siis tõesti gruppide kaupa inimesi Hispaaniast liigub Põhjamaadesse, neid koolitatakse välja, nad saavad keeleõpet. Et seal on see tõesti väga suur see probleem tööpuudusega. No meil Eestis ka on tumesinine see asi, pilt praegu, nagu te näete, me ei pea seda nägema, me ise teame ka seda, et olukord on hetkel selline. Aga et see annab jah sellise nagu võrdluse või ülevaate, kas kellelegi. Ja siin on siis eraldi välja toodud nüüd need ametikohad, kus on siis nii-öelda sellise severe short labor shortages ehk siis ülisuur tööjõupuudus. Ja siin on võib-olla huvitav jälgida seda, et kuidas see on nagu ajas muutunud. Ehk siin on siis esimesel kohal on siis autojuhid ehk siis rekkajuhid, ütleme rekkajuhid. Ja selle koha pealt võib öelda ka, et see on nüüd küll seotud pigem töötingimuste ja palgaga kui vast oskustega. Aga edasi tulevad siis teised valdkonnad, kus kindlasti on ka seos oskustega. No näiteks siin allpool on see air conditioning and
refrigeration mechanics ehk siis, eks ole, see on selline, äh, võib öelda ka ju tänapäevased kliimasüsteemid, taastuvenergia, kõik muu. Ja nagu me näeme, ka on siin ehitajad ja järgmise slaidi peal me näeme juba ka, siin oli, et mul insenerid on kadunud. Okei, insenerid olid siin igal juhul olemas, aga ma arvan, nad olid siis eelmise slaidi peal juba olemas, et inseneridest on ka üsna palju puudu Euroopas. Ja siin on näiteks näha ka seda, kuidas mõnes valdkonnas näiteks füsioterapeudid, keda siin üldse polnud kaardil aastani 2017 kuni 2022, siis nüüd nad jõudsalt tõusevad nagu ülespoole, mis me võime ka mõelda, et on võib-olla siin demograafiliste muudatustega või üldse üldise inimeste heaoluga seotud, et neid spetsialiste vajatakse rohkem. Mis on ka huvitav, et siin on sellised valdkonnad nagu ähm, toidukäitlejad ja isegi lihunikud, kes on siin skaalal ülespoole tõusnud. Et siin on veel see teema, et kõik, kes oskavad oma kätega midagi teha, on mingid erilised oskused, et nemad on ka väga nõutud praegu Euroopas. Võime edasi liikuda. Näed, insenerid olid täitsa olemas. Nii et jah, inseneride koha pealt ka nagu on näha siin, nemad liiguvad ka jõudsalt sinna ülespoole sellel vajaduste skaalal. Et inseneridest on suur puudus Euroopas ja ka meil Eestis on inseneridest suur puudus ja samamoodi ka ehitajatest, sest ehitajatest on osades riikides, kus on jah, vaja siis ka lihtsalt ütleme niisuguseid baasoskuseid ehitusel nagu müüri ladumine, aga ehitussektor on muutunud ka oluliselt keerulisemaks ka seoses selle rohepöörde teemaga, et on vaja siis ehitajaid, kes oskavad ehitada selliseid energiatõhusaid maju, oskavad käidelda neid õigeid materjale ja nii edasi, et see ka kindlasti on sellega seotud, et nad on siin listis. Ja huvitav võib-olla see, et me sellised IT-sektori tegelased siin leiame praegu siin 9. kohalt, kusjuures nad on varasemalt olnud isegi veel allpool. Et kui siin, ma ei tea, 2015-16 ja niimoodi oli meil ju IT-valdkond oli topis kindlasti iga aasta, siis praegusel ajal on nad liikunud siis siia natukene allapoole. Ja see on ilmselt võib-olla ka seotud niisuguse tehnoloogia arenguga, võib-olla teatud funktsioone ei pea enam inimene tegema teatud ametitel, et inimene on nagu niisugune toetaja seal taga, aga neid toiminguid saab teha juba tehnoloogia meie eest. Ja võib-olla, mis on ka huvitav, on selline sooline võrdlus, et siin kus on siis rohkem näha seda kollast, ehk siis need on siis meessoost inimesi on siis rohkem nendes valdkondades, kus täna on tööjõu puudujääk. Mõnes mõttes on nagu ma ei tea, kas loogiline, aga nii see lihtsalt on olnud, et kuna me nägime seal palju siukseid tehnilisi oskusi ja oskustöötajaid, keda on vaja, siis need on olnud meil valdavalt meeste erialad ja teistpidi jälle siit paremal pool me näeme siis suurem naiste osakaal on siis nendes erialadel või ametikohtadel, mida on siis üle ehk siukseid pehmemad ja sotsiaalvaldkonna ametikohti ka, kuigi on ju vajadus sotsiaalhoolekandes suur. Siis siiski praegu, kui me nägime neid ameteid, kus oli töötajaid üle, oli sinna on ikkagi või seal on valdavalt töötanud ikka rohkem naisi. Ja see muidugi tekitab selle olukorra, et naised on haavatavamad tööturul, aga see ei ole meie tänane teema. Et lähme palun edasi.
ja siin on üks slaid, mida ma lihtsalt tahtsin näidata, kas tuli ka välja siin ühest Cedefopi uuringust, et kui me räägime rohepöördest, siis ma ei tea, noh, mis ametid või oskused, kellel sellega nagu kohe meelde tuleb. Noh, minul esmasena tuleks meelde, ma ei tea, keskkonnaspetsialist või mingi keskkonnaaktivist, aga tegelikult on neid ameteid väga erinevaid, mis on sellega seotud ja oskuseid seda enam, et noh, alates siis, ma ei tea, mingi materjali ekspertidest, siis nojah, taaskäitluse äh, disainerid või nii-öelda, kes siis disainivad seda toodet, transpordi ja siis e-turunduse spetsialistini välja, kes siis peab siis seda kõike turundama, pluss siin vahepeal on siis veel logistikud, siin on muidugi ka personalispetsialistid, needsamad kestlikkuse koolitajad ja ka tegelikult isikud, kes peavad mõjutama nüüd inimeste käitumist ja mõttemustreid, et nad hakkaks üldsegi mõtlema sellele teemale, rääkimata siis jah, prügimajandusest, energiatööstusest ja sinna hulka ka siis kõik, mis on ehitusega seotud ja muud asjad, et see on selline huvitav, võib-olla selline mõtlemise koht, et kui palju tegelikult on neid erialasi ja oskusi, mis on seotud selle rohepöördega. Aga nüüd, kui Heli läheb veel järgmisele slaidile, siis siit te leiate ise nii selle uuringu, mis on hästi pikk ja mahukas, mis mina praegu näitasin, see oli pisike jäämäe tipp. Ja seal on ka väga palju selliseid taustadokumente, kui teil on huvi nagu seda rohkem uurida ja lugeda. Nii, nüüd ma näitan siis seda kaarti ka, mis sai välja lubatud, on ju. See ei võta mul üldse palju aega, sest ma näitangi teile ära, kus seda näeb ja siis nii. Heli siis ütleb mulle, kas seda on näha. On näha. On näha. Jaa, aga ma tegelikult jagasin need vale asja, ikka juhtub. Tegelikult see ei ole vale asi, et see on täpselt seesama uuring, millest ma rääkisin, aga ma nüüd tahaks ikkagi näidata teile seda, mida ma lubasin. Otse 2. Jah, see peaks nüüd õige koht olema. Jah, tõenäoliselt on, pead ülespoole kerima. Ja ma pean ülespoole kerima, aitäh. Ja see on siis uuring, ma pean vist ikkagi allapoole kerima. Veelik, nüüd on mul lihtsalt siit kaduma läinud. Need on need asjad, mis ei tee üldse rõõmu, eks ole, kui need juhtuvad. Ma valmistun selleks, et mul juhtub samamoodi. Ja no see käib elu juurtest, muidu oleks ka tohutult igav, kui neid asju üldse juhtuks, aga ma nüüd teen katse 3, no nüüd peab õnnestuma ja kui ei õnnestu, siis lihtsalt võite mu välja vilistada siit. Nii, nüüd ja nüüd ma olen peaaegu kindel, et see õnnestub. Õnnestus. Õnnestus ja super. Nii, siin on see kaart nüüd ise, interaktiivne kaart, juba ilus värviline, eks ole. Et mis kasu siis, ütleme, teie tööotsijana või ma ei tea, kas tööandjana sellest võiks saada. Hästi lihtne nagu selline lähenemine on see, et no vaatame näiteks, no kus meil Eesti inimesed tahavad hästi palju minna, on Rootsi, Soomeni mitte nii palju praegu, Rootsi, Taani, Norra, Saksamaa, Holland. Vaatame näiteks, kellest on siis Hollandis puudus. Netherlands. Nii, jube huvitavad mingid relvaga inimesed on siin ka puudu täiesti ilmselt sõjatööstuses.
Eks ole, nimekiri pole tegelikult üldse pikk, aga ometi meil inimesed väga palju tahavad sinna Hollandisse minna. Ehk siis siin saabki vaadata seda, et kui teid huvitab mingisugune riik, siis panete siia selle riigi nime ja siin saab vaadata tegelikult ka erialade järgi, aga need ei ole erialad, nad on vist mingid ISCO koodide järgi ja see on hästi nagu üldised grupid, et mina pigem soovitan, muidugi te saate nii teha, kuidas sobib, et valida siin Select All ja siis juba saate selle tulemuse siit selle riigi kohta ja tegelikult siin teisel pool, panen selle close, siis siin teisel pool tulbas on näha siis kõik need riigid, kus seda tööjõud on üle. Aga see on rohkem selline matchimise moment, on ju, kas siis, no ma ei tea, otseselt tööandjatele, kes soovivad siis sellist tööjõudu kuskilt riigist endale tuua, et loomulikult siis on hästi soovitav võtta Euresega ühendust, et saame abiks olla. Ja kui me vaatame näiteks siis nüüd, vaatame näiteks Saksamaad, noh nii, vot siin on siis näed, Saksamaal on, tegelikult see list on ju pikk, keda siin kõike tahetakse, noh, igasuguseid ametikohtade esindajaid on siin nõutud, et niimoodi ta toimib tegelikult väga lihtsalt ja siis mida ma võib-olla veel võin näidata, mul ei ole enam aega tegelikult, või ma võin öelda, kui te lähete EURES portaali, see on siis eures.euroopa.eu, siis loomulikult, kui te leiate siit, et näed, nüüd ma tahan Saksamaale minna, tahan minna näiteks, ma ei tea, süsteemi analüütikuks, siis minnes sinna Euroopa portaali, valite Saksamaa, vaatate, panete otsingusse süsteemi analüütik ja vaatate, mis konkreetseid ametikohti seal teile pakutakse. Et jah, nii ta laias plaanis töötab. Aga siis ma nüüd lõpetan, sest mulle antud aeg on täis. Aeg läks lennates, väga huvitav oli, aitäh sulle. Kas kellelgi on küsimusi Monikale? Võite tõsta käe, võite kirjutada chati. Nii, ma teid päris kõiki korraga ei näe, ma püüan ruttu käia osalejad läbi. Ma ei näe ühtegi kätt püsti. Siis oli kas kõik selge või ei olnud mitte midagi aru saada? Ma arvan, et kõik oli selge. Aitäh sulle veel kord, Monika, ja ma annan nüüd sõnajärje Ottole, kes räägib lähemalt oma oskuste kaardistamisest. Üks kommentaar tuli sulle, Monika. Aitäh, just seda teavet otsisin töö jaoks. No see on väga tore, kui oli kasuks. Nii, aga Otto, sinu kord. Jah, tere, mina nimen Otto Jõeleht, mina töötan Kutsekojas ja puhtjuhtumisi süsteemi analüütikuna. Ja mina siis näitan teile täna oskuste kompassi, et seda me oleme siin aasta jooksul timminud vaikselt ja see on meil, mis meil laivis on esimese arendusetapi tulem. Kohe jagan ekraani. Loodan, et jõudis kohale. Jah. Ja see siis meil on oskused.ee veebilehel, et siia saab tulla, see on kõigile avatud ja siin kohe avalehel tutvustab sihuke kommunikatsioonimoodul inimesi, et siin me seda iga kuu proovime uuendada ja paneme siia siukseid relevantseid teemasid, näiteks see kuu me võtsime karjäärinõustamise ja karjääri planeerimise teema siia fookusesse, et tasub vaadata siia aeg-ajalt. Aga üldiselt, mis on oskuste kompass, siis see on meil koduks 3 registrile ja nende registrite peale on siis ehitatud erinevaid tööriistasid. Et siin on meil siis oskuste register, meil on ametite register ja meil on töövaldkondade register. Ja need siis kõik tegelikult on seotud omavahel, ehk siis erinevatest oskustest moodustuvad ametid ja erinevatest ametitest moodustuvad siis töövaldkonnad. Ja läbi sellise sidususe siis saab
saab nagu erinevaid tööriistu ehitada. Aga näiteks, et ma võin võtta töövaldkonna, võin võtta avaliku halduse, siis siin all ma näen kõiki avaliku haldusega seotud ameteid, mis meil registris olemas on. Siit ma võin võtta näiteks diplomaadi ja kui ma diplomaadi alla kerin, siis siin ma näen diplomaadil vajalikke oskusi töös. Siin on nüüd jaotatud erinevatesse kategooriatesse. Ja siis, kui ma liigun näiteks, ma ei tea, kiire ümberlülitumisoskuse peale, siis siin omakorda on all näha kõik ametid, kus on vaja seda kiire ümberlülitumisoskust. Et selline seos meil siin on, saab ringi liikuda avastada. Aga täna võtame natukene konkreetsema näite ja läbi selle ma tutvustan teile, mis siin kompassis täpselt olemas on. Ja mina võtaksin täna ette eripedagoogi ameti. Ühel ametil on meil siis päris palju erinevat infot küljes, aga ma täna puudutan võib-olla sellised huvitavamaid ja igaüks saab siis tulla ja ise ka ringi kolada, vaadata, mis ta siit leiab. Et meil tegelikult kõikidele ametitele ei ole nagu võrdselt kõik infoväljad täidetud, et me oleme lähtunud sellest, mis info meil parasjagu saadaval on, aga enamiks on ikkagi kõik olemas. Aga meil on eripedagoogil kirjeldus, mis siis kirjeldab seda töö iseloomu kui sellist. Siis meil tuleb see kollane, me nimetame seda nagu statistika-mooduliks, et meil on siin töötajate arvu muutus, et kuidas me näeme, et lähitulevikus võiks töötajate arv Eestis muutuda sellel ametikohal. Meil on töötajate arv ja meil on brutopalk. Me praegu siin näeme vaeva, et juurde arendada siin ka sellised funktsionaalsusi nagu näiteks nõudlus tööturul, mis on, ma saan aru, väga tahetud ja loodetavasti selle aasta numbri sees me juba näeme siin ka nõudlust. Siis meil on hariduslik ettevalmistus, mis on selline infoväli, mis kirjeldab siis seda minimaalset vajalikku, et tööturul hakkama saada. Et me oleme siia kirja pannud ja ei tasu lähtuda sellest, et see nüüd peaks olema mingisugune maksimaalne või isegi ideaal, et me lähtume lihtsalt sellest, kuidas päriselt tööturul on. Siis on meil siin sellised väiksemad infoväljad, hea teada on kindlasti põnev alati lugeda, töötingimused, spetsialiseerumised, töövahendid ja teadmised. Ja siis, kui on mingid regulatsioonid, mis reguleerivad seda ametikohta, siis oleme need ka siia proovinud ära linkida. Siis kindlasti üks väga põnev sektsioon on, kus õppida. Et siia alla me siis oleme suhteliselt käsitsi, oleme siis pannud, et missugustes õppekavades, kõrghariduse ja kutsehariduse õppekavades on võimalik õppida siis seda eripedagoogi ametit. Et kui keegi kolab siin kuskil ringi ja leiab midagi, mida võiks täiendada või parandada, siis me oleme väga avatud nendele pakkumistele, et me siin oma registrispetsialistidega ei ole ka igal alal spetsialistid, kuigi me proovime olla ja proovime ka teha tööd oma ala spetsialistidega, kes siis väga tihti valideerivad meil erinevad ameteid ja aitavad ka luua meil neid ameteid. Et seetõttu on tagasiside väga väärt. Siis meil on uuringute osa siin, kus meil all on siis oskauuringud, et kui mingi oskauuring käib selle ameti kohta, siis me oleme selle siia alla linkinud ja siis saab vaadata, lugeda seda uuringut, et eripedagoogil siis näiteks oskahariduse ja teaduse vajaduse uuring. Siis kutsestandardid proovime siia alla panna. Ja siis tuleb see, kelle jaoks võib-olla kõige põnevam oskuste sektsioon, et missugused oskuseid siis on eripedagoogi töös vaja. Ja siin on jällegi valitud selline nagu minimaalne oskuste komplekt, et kindlasti, kui me võtame siin keskastme või tippspetsialisti, siis need oskused võib siin veel olla. Aga siin on selline minimaalne seda ametit kirjeldav oskuste komplekt on paika pandud. Siin saab, ma ei hakka siin praegu nagu detailsemalt neid oskusi avama, aga igaüks saab siis ennast puudutavat ametit sirvida. Ja siis lõpus meil on selline sektsioon nagu lisaoskused. Et kui me tunneme, et mingi oskus otseselt ei ole vajalik selle minimaalse
taseme peal hakkama saamiseks, aga võib-olla on mingil spetsialiseerumisel või siis juba kesk- või tipptasemel vajalik, et siis selle oskuse me paneme siia lisaoskuste alla. Aga see lisaoskus meil ei ole jah, nagu ütleme, ei ole primaarne, mida me täidame, et pigem me paneme rõhku sellele ülemisele osale siin. Ja siis meil on jah, töövaldkond ära mainitud, igal ametil on ikkagi töövaldkond küljes, et see sidusus nende registrite vahel oleks. Ja siis meil on lisainfosektsioon, mis on võib-olla rohkem spetsialistile mõeldud, et siin on meil AK kood, ametiklassifikaatori kood, meil on ISKO kood, MTAK kood, OSKA põhikutseala ja vahel on ka ISKDEF kood küljes, ehk siis õppealarühma kood. Vot, aga ma nüüd räägiks siis natukene täpsemalt nendest oskustest ka ja mida nende oskustega meie siin lehel teha saab, et lõpuks me jõuame siia ametisoovitajani, nagu te siin kõrval võib-olla juba näinud olete, mis siin kaasa lohiseb, et siis näitan lühidalt, kuidas seda ametisoovitaja soovitust saada. Aga võtame lahti ühe oskuse, näiteks õppetunni ettevalmistamise oskus. Ma saan siit kohe hinnata neid ükshaaval endale, aga ma praegu liigun siia detailsemasse vaatesse. Et nüüd ma ametite alt liikusin siis oskuste alamlehele ja näitan, mis siin ühe oskuse all on. Et oskusel meil on pealkiri, me proovime pealkirja võimalikult palju informatsiooni mahutada, et oleks väga selge, mis selle oskuse taga on, aga üsna tihti ikkagi, kuna oskuseid on ka palju, meil täna on siin üle 3000 oskuse ja tegelikult siin meie projekti lõpuks me sihime isegi 8000 oskust. Et siis me oleme ka pannud sellise lühikese kirjelduse kirja iga oskuse kohta. Ja oskus on siis võimalik hinnata, et täpsemalt selle hindamismetoodika kohta ja hindamise kohta on võimalik lugeda, kui minna abimaterjalide alla ja metoodikas, et minu arust seal peaks olema selle hindamise kohta ka natukene rohkem informatsiooni, et kui te tahate teada, et mis täpselt selle algaja all või kogenud või meisterliku all on, siis sealt tasub otsida. Ja siin on siis oskused meil tegelikult on nagu 4 tasandil. Ta on meil selline struktuur, puustruktuur joonistub välja ja see õppetunni ettevalmistamine meil on praegu 3. tasandi oskus. Ja sellel on siis omakorda alamoskused, mis on 4. tasandi oskused, mis on siis natukene detailsemad veel. See on nagu alamoskused sellel õppetunni ettevalmistamisel. Siis meil on näha need ametid, kus seda vaja on, nagu ma eelnevalt näitasin. Ja siis praegu tegeleme aktiivselt ka siis ESKO koodi külge saamisega oskustele. Aga siin siis saab need erinevad oskused hinnata, otsida, missugused oskused võiks sinu kohta käia ja selleks, et meie ametisoovitaja tööriista saaks kasutada, siis selleks oleks vaja vähemalt 30 oskust iseenda kohta ära hinnata. Aga praegu ma näitan ühte sihukest trikki ka, ja ma olen ka varem näidanud, et kui me avame selle eripedagoogi uuesti, siis lähme siia alla oskuste juurde, siis on meil siin selline nupp, kes võib-olla juba nägi nagu lisa kõik oskused ja sellega on siis võimalik lisada endale ühe nupuvajutusega kõik eripedagoogi oskused või mis iganes amet parasjagu lahti on. Et ma olen nagu seda funktsionaalsust olen eelkõige tavaliselt propageerinud, et kui inimene tahab teha karjäärivahetust või karjääripööret, et siis ta saab võtta enda eelmise töökoha ja kanda siis kõik need oskused üle lihtsa vaevaga. Ja ütleme, et ma panen, et kogenud tasemega lisan kõik need eripedagoogi oskused endale. Ja nüüd oleme need oskused lisanud, aga enne kui ma veel tulemust näen, siis mul on vaja veel teha sihuke lühikene ametisoovitaja küsimustik läbi, kus on meil siis täna vist 5 küsimust. Ja need küsimused tuleb ära vastata. Et esimene küsimus, mis haridustasemel praegu on, võtame selle nagu, ma ei ole küll eripedagoog, ma olen süsteemianalüütik, aga võtame selle eripedagoogi näite, ma praegu siin täitsa laest tulistan need vastused, mis võiksid nagu olla olulised või täpsed. Et ütleme, et eripedagoog on kõrgharidusega, siis kui pika õpiteekonna on valmis ette võtma. Oletame, et on väga innukas inimene, ta on valmis kõrgharidust ette võtma uuesti. Ja siis küsimus, et missuguse füüsilise aktiivsusega tööd viitsib teha. Et ütleme, et võib-olla mitte päris aktiivne, et nagu püstijalu peaks jooksma või mingit trennepäev läbi andma, aga ütleme, et natuke aktiivne või passiivne näiteks võiks olla.
Siis millises keskkonnas eelistad töötada? Siit ma võtaks praegu siis kontori, väliskeskkonna, jätaks selle laotööstuse ehitusala vahele ja võtaks avaliku siseruumi. Ja siis viimane küsimus, võib-olla kõige huvitavam osa sellest küsimustikust, et see on nagu persona sektsioon. Me oleme paika pannud 9 persoonat ja nende 9 persoonaga me proovime siis ära katta kogu tööturu. Ehk siis iga amet, mille me oleme lisanud või iga amet, mis me veel lisame enda registrisse, siis me paneme ta mingisugusesse persona kategooriasse, kuhu ta kõige paremini sobitab. See persona meil sündis niimoodi, et kui me võtsimegi kõik meie ametid ja kõikide nende ametite taga olevad oskused, siis me proovisime neid andmeteadlase abiga klasterdada. Ja siis leidsime, et tekivad niisugust 9 päris tugevat klastrit ja siis me hakkasime vaatama, et okei, missugused oskused ja missugused ametid siis iga selle klastri taga on. Ja proovisime neile siis mingisugused nimetused külge panna ja sündiski persona tulemus on siis siin. Et praegu ma jällegi soovitan siia tulla, siia ameti soovitajasse lugeda täpsemalt kõik need persoonad läbi, aga praegu ma lihtsalt tulistan niimoodi kiiresti läbi, mis mulle tundub, et võiks jälle asjakohane olla. Ma panen siit õiguskaitsja, vastutaja, mõtleja, askeldaja, võtan veel looja ja juhendaja ja võtan ka toetaja persona. Ma võin nüüd mitu märkida, ma võin 1 märkida. Vahet ei ole selles suhtes. Ja nüüd ma lähen edasi ja kui ma nüüd ei eksi, siis jah, väga hästi töötas. Et siin peaks nüüd olema siis meie ameti soovitaja soovitatud ametid, mis on siis lähtuvad eripedagoogi oskustest ja selle tulemusel, mis praegu sai märgitud. Ja siin on siis näha, et oskuste ja nende tulemuste baasil ja selle baasil, mida sa oled veel valmis juurde õppima, et pakutakse siis selliseid ameteid meie ameti soovitaja poolt. Et me pakume siin alati 30 kõige lähedasemat ametit siis oskuste ja nende vastuste baasil. Et vahel, kui on nagu vähe oskusi märgitud, siis võib-olla see tulemus ei olegi nii nagu loogiline, mida rohkem oskusi märkida, siis seda paremaks see tulemus kogu aeg läheb. Ja seetõttu jah, et võib-olla kui vahel juhtub olukord, et võib-olla nagu 9 esimest tulemust on nagu loogilised, aga järgmised 21 enam nii loogilised ei ole, siis tasub meeles hoida, et me lihtsalt alati pakume 30 kõige lähedasemat ametit, et olgu see siis kas või kauge, ta on ikkagi kõige lähedasem. Aga nagu ma ütlesin, siis tegelikult siin etapis, kui sa nüüd oled tulemused kätte saanud, siis võid veel hinnata juurde oskuseid. Selleks on meil, oskan välja pakkuda praegu 2 varianti, tegelikult isegi 3 varianti. Et esiteks on see, et võibki minna siia oskuste registrisse ja võib hakata lihtsalt ringi kolama ja lisada endale oskused juurde. Iga kord, kui ma lisan endale 1 oskuse juurde, siis ameti soovitaja algoritm jälle arvutab ennast ümber. Et need tulemused ei muutu nagu väga kiiresti, sellepärast et kui mul on praegu märgitud, ütleme 100 oskust ja ma 1 lisan, siis see 1 võib-olla ei paku nagu nii suurt mõju, aga ikkagi niimoodi vaikselt edasi töötades ühel hetkel see mõju kasvab ja ameti soovitaja tulemus ikkagi tugevalt täpsustub juba, et praegu vahel võib-olla siin mõni amet vahetab kohta või mõni hakkab vaikselt juurde tulema, aga tasub siia seda vaeva panna. Teine variant oskuste lisamiseks on see, kui minna ametite alla ja võtta lahti mingisugune amet ja kerida siis siia samma oskuste kategooriasse ja siit hakata siis endale need oskuseid juurde lisama ükshaaval, mis tundub, et võiks oluline olla. Et see võib siis olla sinu mingi veel eelmisem amet või võib olla mingi unistuste amet, kuhu sa näiteks tahaksid jõuda. Või hobiga seotud amet äkki. Et siia saab tulla, saab need oskused siit vaadata. Ja 3. variant oskuste lisamiseks, et kui minna siia minu valikute alla, kus siis ongi kõik sinu need hinnatud oskused, siin ametite all on ka sinu need ametisoovitaja tulemused, aga kui sinu oskuste sektsioonis kerida alla, siis on selline sektsioon, et ehk on ka selles valikus mõned sinu oskused. Ja siin on siis meil, me nimetame seda oskuste soovitajaks. Et meie see oskuste soovitaja vaatab, et missugused oskused inimesel on märgitud ja et missuguste oskustega tööturul tavaliselt käsikäes käivad need märgitud ametid ja hakkab siia siis pakkuma need. Ehk siis, kui ta näeb, et siin on näiteks ma ei tea, küsimuste esitamise oskus näiteks käib tavaliselt tööturul käsikäes teistega arvestamise oskusega, siis ta pakub seda siia.
Ja siit saab ka need oskused jälle lisada täpselt samamoodi, et tekib selline ülekate ja siis saad oskuse lisada. Üks oluline või huvitav asi mul jäi veel näitamata, et siin ametisoovite tulemustes ja tegelikult ka, kui minna ametite alla, siis meil on olemas selline võrdlusesse lisamise nupp ja täitsa võimalik on võrrelda eri ameteid, et ma võin siit võtta näiteks sotsiaalpedagoogi lisada võrdlusesse, ma võin lisada lasteaiaõpetaja võrdlusesse ja ma ei tea, ehitusinseneri võin lisada ka näiteks võrdlusesse. Saab 3 oskust või 3 ametit korraga valida ja siis tekib selline väga kompaktne, lühikene, mitte kõik infovälju hõlmav, aga siiski tähtsamaid hõlmav võrdlusvaade ja siin saab siis need ameteid võrrelda omavahel. Sihuke huvitav asi ka. Ja siis lõpetuseks veel mainin, et meile tegelikult see on siis esimese arendusetapi tulem ja praegu aktiivselt tegeleme ka oskuste kompassi teise arendusetapiga. Ja teises arendusetapis siis juba on selline isikustatud sisselogimine, inimene saab taraga sisse logida ja saab enda isikliku profiili hakata looma. Et see profiil, mida sa siia praegu lood, need, mis sa hindad, et see on nagu brauseri põhine, et siin ei ole kasutajakontot. Aga siis teises etapis juba tuleb täitsa isikustatud profiil ja sinna külge me siis proovime panna igasugused ägedad tööriistu, nagu näiteks liidestused EHISE ja töötamise registriga, et saada enda eelmist õpi- ja töökogemust arvestada juba ja siis sealt proovime soovitada erinevaid oskuseid, et see oskuste kaardistamine oleks võimalikult kiire ja lihtne inimese jaoks. Ja samuti proovime siis seda ametisoovite algoritmi ka natukene ägedamaks teha. Tutvustame sellist asja nagu oskuste lõhe. Sa näed, et missugused mingi ameti vastu, mis sulle näiteks soovitatakse, et sa näed, et mis sul olemas on ja sa näed, et missugune on see puudujääk ja lisaks proovime siis mingid soovitusi anda, kuidas seda puudujääki saaks katta. Aga loodame, et esimesed vaated juba selle teise arendusetapi kohta tulevad selle aasta numbri sees lõpupoole. Aga minu poolt hetkel kõik. See on oskuste kompass ja palun tulge kolama. Üks viimane asi lõpetuseks veel. Ma enne ütlesin, et tagasiside on meile väga väärtuslik. Kui te kerite lehe põhja, siis siin on selline anna tagasisidet nupp. Ja siit saate tagasisidet anda ja kui tahate, võite ka meile enda kontakti jätta, et siis vajadusel me saame lisa küsida või kui see tagasiside on sellise loomuga, et see vajaks meie poolt vastust, siis me proovime sellele ka vastuse anda. Aitäh! Aitäh sulle, Otto. Sulle on tulnud ka üks küsimus. Ja Päris spetsiifiline küsimus. Kas lisa kõik oskused, lisab ka lisaoskused või ainult vajalikud oskused? minu parima teadmise kohaselt hetkel see peaks lisama ainult need vajalikud oskused juurde. Et lisaoskusi ei lisa. Aga Kas see on veel? on ka see on hea küsimus, sellepärast et sellest on päris kaua aega möödas, kui me selle funktsionaalsuse välja arendasime, sellepärast ma võin eksida, aga minu parim teadmine on, et tasub katsetada. Nii, kas on veel küsimusi Ottole? Ma püüan jälle kõik osalejad ruttu läbi kerida. Kui küsimusi tuleb, alati võib tagantjärele ühendust võtta, vastan meeleldi kõikidele küsimustele. Praegu ei ole ka chati rohkem küsimusi tulnud. Ja siis ma ütlen sulle suur tänu, Otto, sa olid niimoodi minuti pealt väga punktuaalne. Aitäh! Ja kutsun ka kõiki siis oskuste registrit kasutama. Ja nüüd ma siis püüan eelkõnelejate ettekanded kokku siduda Europassis, et näidata teile, kuidas Europass nüüd neid kahte eelmist teadmist. Nii, ma loodan, et hakkas jagama. No nii, mis nüüd juhtus? Viskas mind välja. Meil on täna selline hästi riskantne kommik, et me kasutame hästi palju veebilehti. Ja Europassiga aeg-ajalt juhtub seda, kui sa tahad demo teha, siis ta ei taha sugugi demoda midagi, aga tundub, et nüüd töötab jälle. Ma natuke langen kaanonist välja, et ma väga pikalt või peaaegu üldse ei räägi, mis see Europass on.
et eelnevad kõnelejad ikkagi ütlesid paar sõna ette, mida nad tutvustavad ja ma olen ka juba sisse loginud, et see protsess võtab ka natuke aega, aga mis te siin näete, ma olen minu profiilil, seda, mida te siin näete, ärge kõike uskuge, et kuna ma kasutan seda demode tegemiseks, siis siin on üsna palju ka üsna suvalisi andmeid, aga need töökohad, mida siin pakutakse, need tulevad Euresest, sellest süsteemist, millest rääkis Monika. Ja need, nii nagu ka meie oskuste kompassis, tulevad selle põhjal, mis ma olen siia oma Europassi profiili andmetena kandnud ja pakub mulle siin, nagu näete, arhitekti Maltal, ja siis kogukonna mänedžeri, samuti Malta. Nii vaatame, kas kuskilt mujalt ka midagi tuleb või on praegu ainult Malta pakkumised. No nii, Maltal on kõva tööd tehtud, igatahes tuleb väga palju pakkumusi mulle sealt. Aga millest ma tahtsin rääkida? Ma tahtsin ka rääkida oskuste kaardistamisest. Et kui on juba tehtud kõik see töö, millest rääkis Otto, et te olete välja sorteerinud oma oskused, millega te tahate kas Eestis või Euroopas tööd otsida või minna midagi uut õppima, siis Europass pakub ka kaardivõimalust, et kui valida töökohtade ja oskuste suundumused, siis kohe ma jõuan kaardini, aga ma valin siit näiteks fotograafi kutse, ehkki Monika näitas, et fotograafi kutse ei ole Euroopas eriti nõutud, aga meie Europassis soovitame, et noored võiks ikka kirjeldada oma hobisid. Fotograafia oli 10 aastat tagasi väga nagu populaarne hobi, millega oli ka võimalik jõuda lisateenistuseni või täiesti uue põhitöökohani. Et siis siin on mul ka fotograafi kutse juba märgitud ja tulevad välja fotograafi oskused. Ja ma olen kusagil juba märgistanud, et mul on olemas väljapanekute kaunistuste loomise oskus ja kunstilise kujunduse või esinemiste loomise oskus. Ja ma korraks klõpsan siia, siis te näete ka kirjeldust ja see on nüüd ESCO kirjeldus. Ma siia ei klõpsa, sest et siis me lähme ära juba ESCO keskkonda ja sellest me täna ei räägi, aga ESCO on siis nüüd see töövahend, mis nende oskuste kaudu ühendab Eurese tööpakkumised siis minu profiiliga, et minu profiilis märgitud oskused pakuvad mulle neid Eurese tööpakkumisi. Aga siis ma näitan teile ka, et kus riikides siis otsitakse näiteks hetkel fotograafe. Ja see on nüüd see kaart, oskused kaardil. Et kui siin praegu tundub, et nagu Island ja Hispaania on kuidagi nagu väga tumedaks märgitud, ehk seal võiks siis olla nagu fotograafide järgi väga suur nõudlus, siis tegelikult kui me vaatame neid protsente, siis need on nagu suhteliselt väiksed. Et seda kaardivärvi nagu päris alati usaldada ei saa. Nii, aga vaatame, kas me saame siis ka mõne teise kutsega natukene paremini. Nii, no näiteks arhitektiga, et need protsendid on juba nagu natukene suuremad. Panen jälle kaardi väiksemaks. Nii, oi, nüüd tuleks päris väikseks. No nii. Nii, ja siin kõrval siis jooksevad ka need riigid, kus siis on nagu nende järgi kõige suurem nõudlus. Ja noh, Eesti on siis 5. kohal. Nii, ja siis, et rääkida veel siis sellest seosest Euresega, siis kõik profiilid on võimalik otse ühendada Euresesse,
kui te vajutate siit seda linki Jaga minu profiili Euresega. Ma sellele praegu ei vajuta, sest et ma võin kogemata edukaks osutuda ja hakata sealt tööpakkumisi saama. Aga, aga see ühendus siis toimib mõlemat pidi, et siia tulevad tööpakkumised Euresest ja mina saan siit otse kandideerida Euresesse. Nii, ma lõpetan nüüd jagamise, et näha teie nägusid. Nii. Kas kellelgi on küsimusi mulle või eelnevatele esinejatele? Nii, mulle ei ole küsimusi, aga ma näen, et Otto on kommenteerinud talle esitatud küsimusi, et siiski kõik oskused lisab ka lisaoskused. Nii, aga ma näen, et küsimusi ei ole. Siis ma tänan kõiki osalejaid. Meid oli täna päris palju, üle 40 ja nii palju siis veel, et sellest hommikust tuleb lindistus ja siis ma ei saa öelda, et kõik ettekanded, et ainult Monika tegi siis slaidishow, et see tuleb siis ka meie kodulehele, et saate järgi vaadata või soovitada kolleegidele. Aga suur tänu kõigile osalejatele ja näeme järgmisel hommikul.